Trumpi tähtaeg Iraani jaoks läheneb nüüd, vähem kui 12 tunni pärast. President ähvardab Iraani kaardil pühkida, kui riik ei nõustu taas avama Hormuzi väina ja peatama oma tuumaprogrammi. Brett Baer toob uudised. Tere hommikust. Tere hommikust. Tere. Tere hommikust. Tahan proovida siin mõned tükid kokku panna. Analüüsime sõnakasutust, püüame ennustada järgmist sammu. Siin on J.D. Vance, hiljuti Budapestis. Vaadake. Nagu president ütles, see sõda lõpeb varsti ja lõpptulemus sõltub lõpuks iraanlastest. Ma arvan, et tegelikult on 2 teed ja ma lihtsustan natuke. Aga esimene tee on see, et iraanlased otsustavad olla normaalne riik. Nad ei rahasta enam terrorismi, hakkavad osalema ülemaailmses kaubanduses ja see toob kaasa majanduslikku paranemist, mis on parem nii maailma rahule kui ka julgeolekule. Ja Iisrael-Jaapan külg Sprinkler ütleb, et ajakirjandus naablus prantslased. Fraas, mis mulle kõige rohkem silma jääb. Kui meil veab, siis on meil midagi päeva lõpuks. Ja me kõik loodame, et meil veab, eks? Ja viimasel hetkel tundub, et iraanlased vabastasid 2 Prantsuse kodanikku, kes olid Iraanis kinni peetud peaaegu 4 aastat. Ja Emmanuel Macron ütleb nüüd, et nad on teel tagasi Prantsusmaale. Nii et kui sa vaatad seda selles valguses, siis võib-olla käib diplomaatia, võib-olla midagi toimub. Kuidas sina seda näed oma vaatenurgas seal Washingtonis? Aga mis veelgi tähtsam, kuidas president seda näeb. Ma arvan, et tere hommikust, läbis Hormuzi väina veel rohkem naftatankereid 21. See ei ole need 135 000, kes tavaliselt sealt läbi lähevad. Aga ma just lõpetasin telefonikõne presidendiga, ta helistas mulle isiklikult ja ma ütlesin talle, kui sa peaksid praegu kihla vedama, siis millised oleksid sinu arvates tegelikud võimalused, et see asi lõpeb millega? Tead, see on olnud nagu liikuv sihtmärk. Aga ma tõesti arvan, et kui ta niimoodi välja ütleb, siis ta ütleb, et see on nii konkreetne, kui ta olla saab. Öelda, et see on kell 20:00 USA idaranniku aja järgi on üsna konkreetne. Nii et see ei ole Brecht. Lase ma katkestan sind, aga ma lihtsalt viitasin sellele, mida ta eile pressiruumis ütles. Ta ütles, et see on märkimisväärne ettepanek, viidates Iraani vastusele. See on märkimisväärne samm. See ei ole ideaalne, aga see on väga märkimisväärne samm. Võib-olla saavad nad selle sammu edasi viia. Võib-olla on see 8-10 tundi hilinenud. Võib-olla lükatakse seda veel poole päeva võrra edasi. Sest osa meie tänasest vestlusest on, kellega sa räägid. Kellel on otsuste tegemise õigus? Kuulake, me olime siin eelmisel nädalal ja ütlesime, et pärast seda, kui pakistanlased üritasid sisse tulla, öeldi, et suhtlus ei olnud sisuline. Steve Witkoffi sõnul on suurim probleem olnud suhtlus. Ja president märkis seda ka eilsel pressikonverentsil, öeldes, et suhtlus nendega, kellega tegu on ja kuidas nad sõnumit edastavad, ta ütles, et nad toovad märkmeid ja ta lihtsustas seda küsimust. Aga ma tõesti arvan, et on oluline küsimus selle kohta, kes juhib ja kes teeb otsuseid Iraanis. Seda öeldes arvan ma, et ta ütleb seda ja jääb sellele seisukohale välja arvatud juhul, kui täna toimub mingi märkimisväärne areng. Ja sa hakkad seda kuulma asepresidendilt ja teisteltki, et nad näevad tunneli lõpus valgust. Huvitav on kuulda sinu vaatenurka, sest sa räägid temaga pidevalt, sa tunned ja tajud tema tooni. Homme on siin NATO peasekretär. Eile ütles president Trump NATO kohta. Olen NATOs väga pettunud, väga. Ma arvan, et NATOl on plekk küljes, mis ei kao kunagi. Nad kohtuvad minuga kolmapäeval ja ütlevad, teeme seda ja toda. Nüüd tahavad nad asju saata, ma tahtsin abi. Ta ütles, ei, me ootame, kuni sa võidad. Ma ütlesin, et mul pole pärast võitu abi vaja. NATO on paberist tiiger. Mais alguma coisa sobre isso, Brett? Selles vestluses, mis mul just oli, aga ma tõesti arvan, et neil on hea suhe NATO peasekretäri Ruuti, presidendi ja tema vahel. Nii et ma ei oleks üllatunud, kui Ruut tuleks millegagi mingisuguse toetusega. Võib-olla on see Hormuzi väin, võib-olla on need laevad, võib-olla on see midagi muud. Aga ma olen kindel, et ta tuleb millegagi. See pole ainult presidendi, vaid ka teiste valitsuses olevate inimeste pettumus NATO esirinde kõhkluste pärast. Kui tähtaeg on täna kell 20, siis võib vestlus olla hoopis teistsugune. Palun. Kas ma võiksin veel ühe vihje siia jätta? Palun. J.D. Vance on seal Ida-Euroopas. Ma mõtlen, et sealt on vaid lühike tee jutule minna.
Nad tahavad asju saata. Palusin abi, ta keeldus. Ootame sinu võitu, ütles ta. Pärast seda pole abi vaja. NATO on paberist tiiger. mitte ainult A teab, et Jotri on tiiger. Tal on tähtis roll, tal on väga oluline kogemus. Nii et ma ei oleks üllatunud, kui Ruut tuleks mingisuguse toetusega. Võib-olla on see Hormuzi väin, võib-olla on need laevad, võib-olla on see midagi muud. Aga ma olen kindel, et ta tuleb millegagi. See pole mitte ainult presidendi, vaid ka teiste valitsuses olevate inimeste pettumus sellepärast, et NATO ei taha eesliinil osaleda. Kui see tähtaeg on täna kell 20.00, siis võiks vestlus olla hoopis teissugune. Võid kindel olla. Kas ma võiksin veel ühe vihje siia jätta? Jah, muidugi. Jotri Vance on Ida-Euroopas, nii et sealt on tal vaid lühike tee jutule minna. Nendele läbirääkijatele, kui asi peaks sinnani jõudma. Poliitiku andmetel on need Vance valmis Iraani jaoks. Witkoff ja Kushner juhivad, mis viitab sellele, et nad osalevad otsekohtumistel iraanlastega. Geograafiliselt võttes on ta praktiliselt kohal Brad. Täpselt nii, ja ma usun, et ta naudib selle hetke iga sekundit seda võimalust. Ja kui iraanlased ütlevad, et nad tõesti tahavad kedagi sellisel tasemel, on ta valmis läbirääkimistele minema, kuid praegu on need ikka veel Witkoff ja Jared Kushner. Neil on omavaheline suhtlus. Teisest küljest, kui iraanlased lükkaksid tagasi Vance'i vahendusettepaneku piirkonnas, oleks see üsna selge märk sellest, et nad ei liigu edasi eile esitatud 10-punktilise plaaniga. Viimane kommentaar. Vaata, me tuleme just väga edukalt sõjaväeliselt nädalavahetuselt, kus päästeti see allatulistatud piloot sealt mäelt. Ja sa mõtled kõigile detailidele. Kuulsime sellest päästeoperatsioonist ja mõlemast piloodist. Ja on tunne, et selles piirkonnas on kasvav sõjaline hoog. President tunneb seda. Ta vihjab, et ei taha teha seda, mida ütles, et hakkab tegema, kuid mul on tunne, et ta ikkagi teeb seda. Et ta teeb seda kell 20.00 ida aja järgi. Olgu, nii et me saame sellest praegu aru. 2 tundi tagasi teatasime, et nad vestlevad määramata ajani. See oli kommentaar, mille ma sain. Wall Street Journal teatab nüüd, et Iraan katkestas diplomaatilise suhtluse Ameerika Ühendriikidega. See on vaid üks lause. Mul pole rohkem üksikasju, aga see info jõudis just kohale. Nii et avalikult on nad seda kogu aeg teinud. Aga meil on olnud vestlusi valitsuse inimestega, kes ütlesid, et just see toimubki. Selline ongi suhtlus, just see ongi käimas. Nii et tead, mis vahe on Iraani avaliku ja eraviisilise poole vahel? Ma ei tea. Ma tean, et on olemas tähtaeg ja mul on tunne, et sellest peetakse kinni. Minu allikas ütles, et oleme otseses kontaktis Iraaniga. Kahtlemata on see olnud tulemuslik suhe. See oli 2 tundi tagasi. Võib-olla on olukord endiselt sama. Aitäh, Brett. Näeme kell 6. Head aega, sõbrad! Aitäh, et ajal silma peal hoidsid.